Tere, hea köögisõber. Mina olen Arvo Kassin, olen 76-aastane, meenutan nõukaaegu ja tuleb meelde, kuidas nõukaajal ei olnud saada maiustusi nii palju ja paljud tegid endale ise. Oli müüa vahvleid, sellised, oli ka kandilisi, oli ka ümmargusi saada kaubanduses ja siis osteti Kalevi iriskomme. Sulatati need üles pliidil ja määriti siis kihtide vahele. Tänapäeval on saada selliseid konserve, mis on keedetud kondenspiim, maguspiim ja seda on võimalik määrida nüüd siia peale. Ja siis hiljem ma tahan panna ühe vahekihi moosiga, mingit keedist ja kõige peale ja siis ma üritan kapist tuua röstitud pähkli ja siputada kõige peale röstitud pähklit, siis ta läheb mõneks tunniks külmkappi ja täna reede õhtu saabki tee kõrvale meeldiva suutäie. Head õnnestumist. Nii, näete, ma sain nüüd selliseid pähkleid, neid ma pärast peenestan noaga ja siputan talle peale. Nüüd hakkame pihta, võtame ühe esimese kihi siia ja paneme siis esimese kihi seda kondenspiima siia peale. Vaatame, kuidas meil õnnestub. Ta oli meil külmikus parasjagu. Isegi õnnestub määrida. Ma kartsin, et äkki liiga selline paks annab küll. Teeme kõigepealt enamuse. Täidame need tühimikud selle keedetud kondenspiimaga. Ta võib isegi natuke rohkem olla kui keedetud, sellepärast et järgmine kiht tahab ka nagu sisse tõmmata ja siis hangub. Siis järelikult mitte nii nagu panna võid nõukogude ajal, et pandi ja tõmmati ära, aga siin tuleb ettevaatlikult ära tõmmata. Nii, et täidame ära ja jätame järgmise kihi jaoks ka, et sinna saaks ka täita. Nii, siin ongi abiriista ka vaja kohe. Paneme ta rohkem kohe. No nüüd ikka sai ka vahele juba. Nii, nüüd ikka on ka. Ja nüüd tuleb panna peale järgmine kiht. Pigistan ta ilusti kinni. Nii. Ja siis muidugi võib panna mingisuguse taldriku peale või aluse peale. Mul on selline taldrik, ilus taldrik. Panen ta siia juba peale. Ja vaatan, ehk õnnestub mul siin nüüd määrida ka. Aga nüüd ma paneks siia moosi. Võiks mustikamoos olla. Minul antud juhul loomi õunamoos, kodune, kodu tehtud. Paneme samuti ühtlase kihi.
moosist kahju meil ei ole. Eriti siis, kui omale teeb, siis ei saa koonerdada. Noored tulevad linnast töölt ja siis üllatame neid väikese reedeõhtuse rõõmuga. No, nüüd peaks juba olema selline ühtlane kiht. Nii, no ja nüüd paneme see peale. See on niisugune poissmehe tort, kes veel ei oska midagi teha, nagu mina. Ainult ma ei ole poissmees. Aga siin eriti raketiteadust midagi ei ole. Korrastaga peale, üksteise peale laduda ja nii, ja nüüd läheb siis see moos, viimane kiht ja moos. Nii. Paneme seda moosi nüüd. Moosi peale siputame siis selle pähkli, hakitud pähklipuru. Moosi on. Paneme moosi. Saab ilusti pähklipuru siia sisse fikseeruda. Nii. Mina ennem sellist asja pole teinud. Siin ei ole midagi mõistuse vastast, aga kähukas selline. Nii. Võtame siit ära. Ja muidugi siit oleks pähklid eest ära. No ja siis pähklid. Palju ei pähklid rasjata, järgmises korraks on ka vaja. See pähkel küll ei ole röstitud, ei ole aega enam röstida. Kiire takka. Muidu röstimisega tuleks väga hea maitse ja õhn ja seekord teeme siis ilma maja naja hätte. Õhtusöök tuleb peale, õhtusööki valmistamine. Seekord ma proovin 2 kaameraga filmida. See on selline operaatori, helitehniku ja töötlemise näpuharjutus. Kui see läheb aia taha, siis see töötlemine siis suurema asja teeb, et ei lähe ontsu. Et see toidu valmistamine ei olegi kõige tähtsam ülesanne. Tähtis on just see töötlemine ja 2 kaameraga. Näete, siin on mikrofon ka, et oleks köögisõpradel ühesugune tugev hääle
või helisignaal. Muidu, kui ma tavaliselt keeran selja või lähen kaamerast kaugemale, siis heli läheb nõrgemaks. Ja siis kirjutavad mulle, miks taustamuusika on nii tugevalt, et me ei kuule sinu juttu. Aga nüüd on mul mikrofon. Ma usun, kui minu diktsioon on selge, siis te saate ka aru, mida ma räägin. Nii, ma arvan, et sellest piisab. Nii, sest ega ei tohi midagi nii väga raisata. No, kuidas ma nüüd siputan? Kas noa otsaga vist? Igatahes minul on juba, tundub, et on isuäratav selline. Kuidas teil on? Armas köögisõber. Juba tahaks lõigata, aga ei saa. Me peame enne külmikuse vanemale jahtuma. Hanguma. Ja mis kõigi tähtsam, mitte üksnes hanguma, ta peab nagu läbi imbuma. See kondentspiim peab minema siia vahvli sisse ja vahvel peab saama siis selline pehmeks muutuma üheks tervikuks. No. Jälle täpselt. Ega siin rohkem ei tohi eriti väga laiutada. Nii. Vajutada kinni ka võib-olla. Nii, noh. Siin ta mul on. Ja see läheb nüüd külmikusse. Palju kui keskel ka. Oot nii, nüüd on keskel. Head jahtumist. Tähtsa kohtumiseni. Mingisuguse 2 tunni pärast siis hakkab klikkama. Siin ta seisis siis nüüd 2 tundi külmkapis ja loodan, et ta on hangunud. Paneme talle siis suure kööginoa sisse ja vaata, mis ta siis siit välja näeb seest. No, võtame siit viilu välja siis. Või teeme kuubikut. Teeme kuubikut, vaatame. Lõikame siit vahelt. Nii. Lõikame siit riba välja. Ega ma väiksemaga ei lepi. Siis on siin. Ilus. Väga huvitav. Proovime ka söödüki ära. Väga maitsev. Ja ausalt, hea kui küsimär. Väga hea. See moos andis selle erilise maitse. Väga hea. Ma ei ole ammu sellist head saanud. Teine kordki kohtumiseni. Väga maitsev kook. Proovige ka teha. Tuletage meelde nõukaaegu.